teate väga hästi ise, et need katused lasevad läbi ja need ei ole käimiseks mõeldud. Käige enda kohal, palun. Ma ei saa, mul on filmivõte. Ma teen seda. Minu katusel on filmivõte? Jah. Aga kes see pärast mul kurat remontima tuleb? Tähendab, mul saab see kohe läbi. Siin kurat lekivad ja vaadake, mul on tõesti jäänud ainult 5 minutit. Ma teen veel ühe tuupu. See ei ole ju normaalne. See on ebanormaalne. Tehke enda katusel. Ma ei saa. Mis ei saa? Sellepärast, et mul on selline ette nähtud filmis selline kaader, et sealt alt tuleb. Kui tuleb katus lekkimus, on ette nähtud teie poolt remont, on ju? Ja väga hea, teeme nii. See ebanormaalne. Kui kogu aeg meil katusel jooksmine käib. Kuidas kogu aeg? No ei ole, öösel kell 5 käib siin ka katusel jooksmine. Ma kutsun teid esilinastusele, aitäh. 1943. aasta 5. mail, poliitiliselt ja majanduslikult raskel ning äreval ajal, kui kevad oli saabunud erakordselt vara ja süüdanud valged kastaniküünlad, sündis Tallinnas Sakala tänava haiglas 9 poisi seas ainus tüdruk, kes sai nimeks Kai Mai. 40-aastaselt esimest korda emaks saada pole just lihtne, aga Aada Olbri süda peksles rõõmust, kui ta oma pisitütre koju Linda tänavale viis. Ei tea, kas ma sellepärast tahtsingi lapsepõlves Kalevipoeg saada, et mu esimene kodu oli Linda tänaval. Ma leian, et väga stiilne rajoon, et see tasuks tervenisti restaureerida, millised kaunid ja puhta stiiliga majad siin on. Ja kui ma Kalinin rajooni peakunstnik oli 4 aastat, siis mu unistus oli see teoks teha, aga praktikas kujunes muidugi hoopis teisiti. Siin selles majas ei saanud me elada kaua. Ema võttis mu kaasa ja läks Järvajaani oma vanemate koju sõja lõppu ootama ja kui me Tallinnas tagasi olime, siis elasid siin võhivõõrad inimesed. Nad ütlesid, et olevat olnud sundmajutamine. Peale korteri jäime me ka kogu oma varast ilma. Mõnda aega me elasime emaga Roosikransi tänaval tema töö juures ja viimaks me saime Vabriku tänavale väikese katusekambri. Siin oli tõesti imeilus aed. Hea, et sina siin veel alles oled, et sa oled küll tugevaks ja võimsaks saanud ja vaevalt, et ma su otsa enam praegu ronida saaks. Aga lapsena sai seda üpris tihti tehtud, kas või ema käsul endale kasevitsu toomas. Siin samal alal sain ma endale ka Kalamaja Grafina nimetuse, sellepärast, et naabruses elasid eranditult poisid ja nad kõik võitlesid selle eest, et saada minu nukkude isaks. Ma usun, et oma osa mängis selle Grafina nimetusel ka see, et ma suutsin jalgrattaga käed lahti sõita ja mul oli haruldane ronimisoskus. Siin on teie eest praegu ühe kunstniku uudislooming ning natukene on näitus ka tagasivaatav, sest väljas on ka juba üle 10 aasta taguseid töid tagumises saalis, kuid ometi moodustab ta stiililiselt kena terviku. Minu meelest on Kai Mai üks neid kunstnikke, nagu poeetegi, kes reageerib vastavalt olukorra muutuselt tohutu kiirusega ja kasutab väikest, lühikest aega nii ökonoomselt, et ütleme näitust vaadates
või mõnikord kas või tema mõnda raamatut lugedes ei teki seda muljetki, et asi on sündinud nii kiirelt, spontaanselt, peaaegu improviseerivalt, nagu oli selle näituse puhulgi. Ja kui me mõtleme Kai Mai suurele armastusele, mõtleme tema tango tahtmistele, mõtleme tema Ladina-Ameerika ja indiaani kultuuri huvidele, mis on vallutanud tema mõttemaailma, ma ei tea, kui pikka aega juba, siis on selles näituses muidugi nii palju sellist talle oma spetsiifilist värvirõõmu, nii palju emotsionaalsust, nii palju kirge, et võib tõesti öelda, et teie ees ongi selline visuaalne tango. Siin selles majas oli kunagi Tallinna 5. keskkool ja 1950. aasta 1. septembril läksin ma siit uksest ema kõrval sisse. See kool oli tegelikult vene kool, aga 3 esimest klassi oli siin võimalus ka eesti keeles õppida. Seejärel läksin ma Tallinna 1. keskkooli ja käisin seal 2 aastat ja 6. klassis olin ma siinsamas paigas jälle tagasi, aga siis oli see juba Tallinna 18. keskkool. Õppisin Tallinna Kalinini rajooni lastespordikoolis laskmist, kus ma olin 20 poisi seas ainus tüdruk. Kui mõtlen sellele ajale, kus ma õppisin spordikoolis 6 aastat laskmist, siis laskurile on lasketiir nagu mõrvarile kuriteo paik, kuhu ta alati tagasi tahab tulla. Ükskõik siis, kas on vahet paar tundi või paarkümmend aastat. Sain naba 10. Aeg lendas ja tegemisi jätkus. Õppisin Tallinna keeltekoolis inglise keelt ja lisaks ma käisin veel Tallinna pioneeride palees Kalju Reiteli juures skulptuuriringis. Enne küpsustunnistust tuli otsustada, mis edasi saab. Juhuslikult sattusin ma tarbekunsti näitusele ja mulle hakkasid silma võrratu Ede Kurreli ehted ning ma olin kindel, et minust peab saama metallikunstnik. 1963, kui ma esimest korda sisseastumiseksamitele läksin, jäi mul sissesaamisest napilt puudu, aga järgmisel aastal põrusin akvarellis armetult läbi. Kuid siis juhuse tõttu sain ma Aleksander Pilari juurde õpilaseks ja 3. korral sai ka minust Erki õnnelik tudeng. Kai Maist ma kuulsin esmakordselt Aleksander Pilarilt. Aastal 1965 õnnestus mul saada nagu Pilari õpilaseks ja siis tol aja ikkagi üks Eesti suurimaid akvarellimeistreid hakkas minule täiesti algajale õpetama seda imepärast tehnikat ja siis ta rääkis ka, et tal on veel teine õpilane Kai Mai, kellega ta on käinud maalimas loodust Eestis ja rääkis Kai Maist kui väga andekast noorest akvarellistist ja
Pikaajalise haiguse tõttu ma oma kursusekaaslastega samal aastal instituuti ei lõpetanud, aga järgmisel aastal valmis minu diplomitöö, mille teemaks oli pidulikud ehted. Ja tervislikel põhjustel pidin ma ka oma hingelähedasest erialast üldse loobuma. Rääkides Kai-Mai Olbrist tuleb kohe muidugi meelde akvarellikunst, sest Kai-Mai Olbri on Akvarellikunstiliidu pikaajaline esinaine olnud ja pannud akvarellikunsti Eestis sedavõrd kõlama, et akvarellinäitused on muutunud täiesti iseenesestmõistetavaks osaks nüüdses kunstipildis. Ja seda olukorras, kus uued meediad ja kõikvõimalikud uued tehnoloogiad ja lähenemised tunduksid justkui tähtsamad ja olemuslikult ka huvitavad olevat. Aga mitte ainult organisaator pole ta. Metallikunstnikuna erihariduselt on tegelikult see pööre, mis 90. algusest Olbrit saadab, siis saada tõsiselt võetavaks kujutavaks kunstnikuks. Ma usun, et see on tal korda läinud. Olbri julgeb mängida, julgeb areneda, julgeb teel olla, selles mõttes ta ei ole valmis, et tõenäoliselt üllatab ta meid veelgi. Ja tema oskus sõnaga maalida, see on ka muidugi muljetavaldav. Aga mis oleks üks autor, eriti luuletaja, kui tal ei oleks kuulajaid? See on võib-olla isegi veel tähtsam, kui et autoril oleks lugejaid. Sest luule hakkab tõeliselt elama alles siis, kui sa oled kuulnud, kuidas autor seda hääldada võiks. Tippteadusest tipuline, nagu lööbega kattunud inimene. Persse mine sa automi sajandi seeneline, sajand saab kandma punkari nime. No mida sa vahid veel silmad kissis? Progress tegi püksi, nii-öelda pissis. Jäid maitsmata rinnaviim, tundmatuks sissid. Ainsaks toetuseks noorte libude tissid tuli punkar tipptundidel intrigeeriv, vabalt, julgelt ja vihaselt urineeriv, väikekodanlast edukalt debateeriv, tuli ilmale ajas, mil onaneeriv inimkond, aated minema pühkind, saab orgasmi, olles ajusid pihku nühkind. Ütle lind, sul on taevased teed, miks sa pesa siis maa peale teed? Sa võid uskuda mind, ühte maapealset naist, et ei vajaks ma midagi kindlat ja maist, kui minu teed kulgeks pilvede sees ja minu kodu sealt peegelduks vees. Kui ma kord muutun üleni maaks, tahaks, et sina nad endale saaks, kõik minu laulud. Mu lapsed on need, nad igale linnule annavad teed. Kai-Mai Olbrist on kaunis raske rääkida. Minu nägemuses on tegemist niisuguse eestikeelse identiteedi niisuguse elava kehastusega, niisuguse Eesti intellektuaalse naise olemus, mis on Kai-Mai Olbril täiesti olemas. Minu meelest on üks väga niisugune omapärane nähtus tema juures. Mul on siin ka mõned pildid, mis on seotud tango tantsimisega, tango. Ja kui ma vaatan nüüd neid, siis see ei ole nüüd tõesti see tango, mida meie näeme nendel tantsuvõistlustel või. Ja kui ma praegu vaatan, see on nüüd niisugune kummaline tango, niisugune isikupärane Kai-Mailik tango tantsimine. See paik, kus ma praegu olen, on minu loominguliste ideede nurgavoodi.
sest enamus luuletusi ja ka üldse loomingulisi ideid sünnib mul just siin selles samas paigas. Minu jaoks kõige parem loominguline aeg on ärkveloleku ja une piirimail. Sest siis oled sa vaba, sa ei ole pabinas, sa ei mõtle sellele, et mis teised sinu ideedest või mõtetest arvavad. Ja see on nagu fantaasiale kõige parem aeg. Siin samas voodis sündis ka mul idee teha Kunstnike Liidu suvepeole kava ja värbasin sinna lavakate esimese kursuse puhevil tudengeid ja mõned juhuslikud inimesed veel, keda ma tol päeval kohtasin. Löö maha, mis sa passid? Siin, pane! Võttis! Ilusa! Nii, ruttu võttis. 15 raundi on jälle kutselistel. Siin samas paigas olen ma ka välja mõtelnud oma seni ainukese videofilmi, mille nimi on Aheldatud laul. Aheldatud laul otsib alati pääsu. Otsib alati pääsu oma raamide vanglast. Üksnes ühel päeval sealpool elu tuntakse hästi teed. Sealpool unustust jääb maha, jääb raamidesse varjuta valguse jälg. Kirglik soov, nii selge ja sügav. Kai-Mai Olbri on mind alati huvitanud kui üks kõige ilmekamaid näiteid inimese olemusest või inimese põhiküsimusest. Vaadake, on selliseid inimesi, keda me võime kujutada, et nad on lahendused millelegi, et nad on vastused. Kai-Mai Olbri kindlasti ei ole vastus ka mitte üheski oma teoses, mis ta on kirjutanud. Iga tema teos on üks järjekordne küsimus. Ja hispaania keeles kirjutatakse küsimus niimoodi, et lause algusesse tehakse tagurpidi küsimärk. Kai-Mai Olbri on minu jaoks see tagurpidi küsimärk, kui ma peaksin kuidagi teda sümboliseerima, siis see oleks see. Kunstnikuna on Kai-Mai Olbri on nägija inimene, nägelik inimene. Aga mina kui ütleme, tema sõber ja kriitik ühtlasi, sest need kaks asja peaksid olema ühitatud, näen seda, et siis, kui ta vaatab sissepoole ja siis, kui ta vaatab väljapoole, seal vahel on suhteliselt suurem vahe kui mõne teise loovisiku puhul. Mulle tundub, et ta on tugev siis, kui ta vaatab sissepoole. Ta küll näeb
välispidiseid asju ka ja seda on tema piltidelt on näha siit nendest tangopiltidest, mis ümbritsevad meid. Ta näeb kindlasti seda maailma, mis on tema ümber, aga tugev ja veenev on ta sel hetkel, kui ta iseenda sisse näeb. Kui ma 2002. aastal esimest korda siit oma uue kodu uksest sisse astusin, nägin ma vaid tühja ja suurt ning tolmust betoonkarpi. Ja niiviisi ootamatult saingi ma võimaluse oma kätt sisekujundajana proovida. Mulle ei meeldi väga raamatukogudes käia ja sellepärast on hea, kui sinu sõbrad elavad sinuga koos. Raamat on nagu ehe, mida sa iga päev ei kasuta, aga sa tunned rõõmu, et ta sul olemas on ja alati ka omast käest võtta. Kui ma laps olin, siis selles majas seal all elasid minu sugulased ja mõnikord olin mina nädalaid nende juures. Ja juba tol ajal tundus mulle Nõmme mõnusam kui Kalamaja. Me tutvusime Kai Mahiga 93. aastal, siis kui tal oli näitus Kristjan Raua majamuuseumis Nõmmel. Ja see näitus koosnes akvarellmaastikest. Need võlusid tehnika hea tunnetusega, puhaste läbipaistvate värvipindadega, ökonoomse pintslikäsitlusega ja maastikud ongi jäänud üheks tema eneseväljenduse viisiks. Alles 2005. aastal Viinistu kunstimuuseumis oli tal üks suurem akvarellmaastike näitus. Aga tundub, et niisugune looduslähendale väljenduslaad nõuab tema puhul mingit vastukaalu. Ja seetõttu juba 93. aasta näitusel Vaalas võis niisuguste looduslähedaste piltide kõrval näha ka abstraktseid. Ja seejuures need abstraktsed ka on erilaadsed. Sellest näitusest on meeles pilt ja tuba sai valgust täis. Selline ekspressiivne väljenduslaad nagu otsib tal jälle tasakaalu geomeetrilises. Ja nimetatud Vaala näitusel 93. aastal oli tal väljas ka näiteks Mondrianist tõukuv
mitmeosaline maal aken Euroopasse. 1995. aastal toimus Vaalgaleriis veel üks näitus temalt, kus olid väljas sajandi alguse orfikutest Robert ja Sonia Delaunay'st inspireeritud tööd. Nende puhul köitis teda ilmselt värvirõõm. Ja selles vaimus on tal nagu nii mõnigi kompositsioon ja Robert Delaunay kuulsast Eiffelist siis lähtub tema variant, Eiffeli torni variant. Ja eriti toredad on väiksed portreed ja nad on väga nagu tihedad ja võiks ütelda täiuslikud. Ning võib-olla mõni teine kunstnik oleks selle laadi juurde jäänudki, aga nagu Kai Mai tahab proovida oma võimeid eri laadides ja improviseerida. Ja nii näiteks aastal 2002 kunstihoone galeriis võis näha ka maale, mis olid nagu inspireeritud jälle Paul Klee ruudulistest piltidest. Muidugi ei saa sel puhul rääkida jäljendusest, nagu põhimõtteliselt on ju ka looduse jäljendamisest võimatu rääkida. Ja nagu Kai Mai ongi niisugune, võiks ütelda, Picassolik kunstniku tüüp. Tema looming nagu hargneb mitmesse erinevasse suunda. Tema temperamenti iseloomustavad väga hästi niisugused maalisarjad nagu tango ja siis nüüd on tulemas veel näitus nimega Jazz. Need on ja niisugused teemad, mida meie kunstis naljalt keegi ei käsitle. Vaevalt, et ma maalima oleks hakanud, kui minu mees poleks mind selleks õhutanud. Suuresti minu mehe majanduslikul abile oli mul võimalus reisida Hispaaniasse. Ja selle tulemusel sündis mu esimene isiknäitus. Ma olen galeriis Hispaania unes ja ilmsi. Teadlasele alati teeb rõimu, kui kõrval on andekas ere, temperamentne, mitmekülgne inimene looja. Ja see on juhtunud täna. Ja veel selle juures me viibisime hetk Hispaanias. See on täitsa fantastiline. Ma tänan teid. Ja see on... Aastal 2000 oli mul Heiki Mätlikuga ühisprojekt Fooliohullus, millega me käisime mööda Eestit väikesel turneel. Samal ajal kui Heiki mängis kitarri, maalisin mina muusikast inspireerituna akvarelle ja esitasin oma hispaaniakeelseid luuletusi. Kõige põnevam oli seda teha Paides toimunud Hispaania päevadel. En un momento a la luna se le caen nubes azules.
Los oigo, hay montañas y mis ojos no los tengo. Teine võimalus veel, kus Kaima Jolbri maalib Heiki Mätliku muusikasaatel teisegi pildi. Tänaseks on mul juba üle 50 isiknäituse. 2008. aasta augustis avasin ma Hausgaleriis oma Itaalia teemalise näituse Inspireeriv Itaalia. Selle näituse eesmärk oli tuua eestlastele see kaunis maa koju kätte. Kui ma maalimisega alustasin, siis ma maalisin aastaid ainult looduses, sest ma ei osanud siis veel piisavalt hästi komponeerida ja ega mul polnud oma ateljeedki. Aga välisreisidel on mul molbert pea alati kaasas. Ja mõnikord Eestiski käin ringi molbert üle õla. Akvarelli tehnik on küllalt tujukas ja kui midagi viltu läheb, siis ega seda parandada enam ei anna ja enamus oma nässu läinud töödest teen ma purjekad. Mul on juba lapsest saadik side hobustega ja ma ei tea isegi, kas hobused tõmbavad mind enda poole või tõmban mina hobuseid. Kõige säravama suhte hobustega ma lõin Uraali mägedes, kui ma sain üleliidulisele ratsamatkale tuusiku. Ja see looduse need hobused olid nii inspireerivad, et mulle tundus, et kõik see lõhnab Cordova järele ja ma kirjutasin seal ratsamatkal oma esimese hispaaniakeelse luuletuse. Loominguliselt kõige inspireerivamaks on minu jaoks reisid. Minu unistuste matkaks oli 3 kuud Peruus 1996. Mul avanes võimalus seal teha ka oma isiknäitus ja koju tagasi tulles oli mul veel hoog nii sees, et ma tegin 3 Peruu teemalist näitust lisaks, aga kõik nad olid eri stiilis. Tunne, et ma enne seda olen siin nagu värve vägistanud, et kuna niivõrd vähe on siin valgust ja siis sa proovid nagu selle maksimumi, selle värvi tugevusega välja anda selle, mida sa hingest tunned, aga Peruus on niivõrd valgusküllane, et see oli mulle nagu uus maalikool, kus ma õppisin õhkõrnu pintslilööke tegema ja ma katsun neid mitte siin kohe ära unustada. Loominguliselt sobiva hingeseisundi leidmiseks võtan ma endale erinevaid rolle ja kehastun aeg-ajalt ümber. See omakorda nõuab jälle kirevat ja mahukat garderoobi ja mulle tundub, et kui mul oleks 13 õde, siis selles garderoobis jätkuks hilpe nende kõigi jaoks. Ma olen nõus vastu võtma pea iga uue väljakutse, sest
ma soovin ennast elu lõpuni täiendada. 73. aastal ma lõpetasin kvalifikatsiooni tõstmise kursused Novosibirskis, 74. Tallinna keeltekoolis hispaania keele, 86. aastal Villu Tootsi kalligraafia kooli ja praegu teen ma seda filmi ja kui aega üle jääb, proovin itaalia keelt omandada. Peale mingi loomingulise projektiga mahasaamist tekib nagu kõigil teistelgi pingelangus ja tujutus ja siis ma tegelen nende oskuste meeldetuletamisega, mida ma nooruses olen omandanud. No, see oli viimane. Et lõpp hea kõik ja. Vittina crozza sopra un cannone, ui curioso e cibo si spiari, i dama rispondio con gran dolore, io mossi senza tocco di campani. Hiljuti saatis mulle üks sõber teate, nagu ta ise nimetas, pommuudise, et on olemas puu, kes võitsedes ennast surnuks kurnab ja lisas sinna viisakalt juurde, et tal ei ole selle saadetisega mingit tagamõtet, aga ma arvan, et tal oleks võinud olla küll, sest on olemas üks Hispaania kirjanik Alejandro Casona, kellel on teos Puud surevad püsti. Ja kui mina saaksin oma surmamomenti valida, siis ma tahaksin lahkuda siit õitsedes ja seistes. 1988. aasta 17. septembril abielus Kai-Mai Olvri vaimuka ja erudeeritud Toomas Kaarnaga. See õnnelik abielu kestis 19 aastat. Lubasin kindlalt, et tulen sulle, armas mees, järele, aga täpsema aja jätsin targu lahtiseks ja ega need daatumid pole ka oma valida. Pealegi, nagu sa tead, on mul siin veel üksjagu tegemist ja sina oled minu toimetamistesse alati mõistvalt suhtunud. Siiski sain mõned päevad tagasi ootamatult ja tasuta mõned plaanivälised järeleaitamistunnid. Kuid äsja paigaldatud toru minu südame värgarteris lükkab meie tehingu lõbusõidu suhtes tublisti edasi. Ma pean silmas seda kokkulepet, kuidas meie taas kohtuvad hinged, nagu õlitamata uksehinged õhus hõljudes krigisevad. Ainult selle vahega, et meie krigin üksnes ülevoolavast lõbususest ning ülendavast vaatepildist tingitud on, kui meie urnid üheaegselt avatakse ning
õhus ühinev tuhk kosest koos veega alla tormab. Seni aga helista mulle numbril 56 467 173. Jõuan vastata peale 6. kutsungit. Ma pole ennast kunagi nii vabana tundnud nagu abieludes Toomas Kaarnaga. Ja esimest korda tähendas mulle vabadus, vastutustunnet, mis ei olnud pelgalt sõnakõlks. Ma olin võrdlemisi haige ja ma ei kannatanud suitsulõhna ja mu mees, kes oli kirglik suitsetaja, jättis selle päeva pealt maha. Abielu on siis õnnestunud, kui mõlemad inimesed sellest paremaks muutuvad. Minu lapsepõlve unistus saada endale kutsikas täitus 51-aastaselt, siis kui mu mees mulle väikese Robini kinkis. Ja kui ma näitasin nagu tõeline koeraema oma kutsika pilti inimestele, siis ütles mulle keegi, et isa ei saa seda last küll maha salata. Niivõrd sarnane oli Robin Toomasega. Üks ei kuule Robin, kas sa oled täna paremat tujugi? Aga see rõõm ei kestnud kaua, sest selgus, et mul on koerte suhtes allergia ja ta tuli meil ära anda. Mis minu meelest on veel üks väga oluline asi on see, et Kaimai Olbri on tänase Eesti Vabariigi, ma ütleksin, identiteeti kujutanud täpsemalt ja nauditavamalt kui ükski teine Eesti kirjanik. Ja mul on praegu nüüd siin ees tema näidendi raamat Karje. Ja ma praegu lihtsalt loeksin ette ühe niisuguse dialoogi, mis minu meelest seda nii tänase Eesti Vabariigi kui ka võib-olla siin natuke varasema Eesti Vabariigi mentaliteeti iseloomustab. Siin on nüüd tõesti tegemist kaks naist, kes on ilmselt haiged. Üks on Maria. No see Maria küsib, Hilja küsib, mis kell on. Ja nüüd see Maria vastab talle, suur kell selgete numbritega on seina peal, eks sa ise vaata, mis ta näitab. Ja vaat minu meelest on nüüd eriline tähelepanuväärne, mida see Hilja vastab. Ma nüüd tsiteerin siin seda näidendit. See Hilja ütleb, selle kella seierid on punased. See on ju kommunistide kell. Punaste kella ma ei vaata ja venekeelset piima ma ei joo. Mis kell on? Nüüd see Maria ütleb uuesti, kell on 11:30. Ja see Hilja, ma nüüd natuke vabalt siin omakorda vastab, sa vaatasid punaste kella, see aeg ei loe. Mis su enda kell on? No nüüd see Maria siis ilmselt vaatab oma kella, ütleb, et minu kell näitab 5 minutit üle 11:30. Ja nüüd siis selles näidendis see Hilja ütleb, sinu kell on õige, mitte nii nagu see punaste seieritega seal seina peal. Too näitab okupantide aega. Kindlasti on terve Kaimai elu üks lõppemata laul, üks lõpetamata lugu. Ma ei tea, ise ta oskab võib-olla öelda, kust kunagi see alguse sai või millest see pärit on. Aga minu jaoks on ta kogu aeg niisugune inimene,
kes ei ole punkti pannud, vaid kellel on 3 punkti on ikka veel tema elus. Ja nagu ikka me teame ju seda, et kes on andekas igal alal. Ja kui me vaatame seda, et mismoodi tema otsib oma väljundeid, oma mõtetele, oma tunnetele, kirjutab sõnu, teeb pilte, lavastab luuleõhtuid. See on inimene, kes otsib midagi ja pagan, ma ei oskagi selle midagi kohta, ei oskagi paremat öelda, mida ta siis otsib, kui me peaksime nüüd küsima, eks ole, siis ma arvan, et see objekt, mida ta otsib, on Kai-Mai Olbri. Talveti oleks mu ajud nagu külmast kokku tõmbunud. Mu peas ei leidu siis paika pisemategi mõtete jaoks. Kevad muudab mind närviliseks ja suvi rojutab. Jääb üle üksnes sügis. Tema virgutavalt jahedas õhus ja värvide küllusest tunnen ennast sõiduvees. Siis olen täis energiat, siis sünnib hulgaliselt fantaasiaküllasid ideid, mille teostamiseks ei jätku tihti aega ega ka võimalusi. Vesi on minu jaoks vabaduse sümbol ning mere poole ma praegu jooksengi. Vabadus pole mingi väline nähtus, vaid see on sügavalt seesmine tunne. Ma olen näinud vangi, kes vabaks saanuna ei oska oma vabadusega midagi peale hakata ning on mõne kuu pärast oma koduseks saanud kongist tagasi. Aga kui sa oled seesmiselt vaba, siis piisab sulle pisemastki pinnast ning sind ei ahista ahtamgi ase. Poleks osanud arvata, et mind ootab ees nii jahe vastuvõtt. Vaid nädal tagasi oli siin vesi soe ja kõrge. Nüüd on see madal ja läbilõikavalt külm. Mida sügavamale ma lähen, seda külmemaks see muutub, aga ma jätkan minekut. Minu ees paistab merest tilluke saar, mis näeb välja nagu mõne Lõunamere oma. Isegi seal kasvav puu meenutab mulle eemalt vaadates palmi. Seda nähes püüan ennast palmisaarele põletava päikese kätte mõtelda, et mul väheks soojem hakkaks. Juba lapseeast alates tajun ma sidet merega ja armastan teda. Usun, et see tunne on vastastikune. Ega muidu poleks meri mind nii mõnelgi korral oma kõrgete lainete vahelt kaldale lubanud. Nüüd on lähenemas hetk, kus selgub, kas me suhe on muutunud ja ma sukeldun. Yo,